Tere tulemast tagasi kõik iluvarjulised. Oleme jõudnud oma podcastiga juba 7. episoodini. Mina olen Kristel. Ja mina olen Silli. Ja täna on meil külas Kristel Sammalkivi, kes on Soomes hinnatud ripsmetehnikkoolitaja, võistluskohtunik. Tema nimi on hästi tuntud rahvusvahelises ilumaailmas. Aga tere, Kristel! Tere! Kuidas sa nüüd siia oled jõudnud? Et tuled kaugelt Soomemaalt. Kust tulid? mis sind toob Eestisse? Mind toob hetkel Eestisse Rakvere ripsmevõistlus. Ja teie? Väga põnev. Ja siis kohe järgmine küsimus, lähed võistlema või kohtunikuks ja... Kohtunikuks seekord, jah. Ja, mitmendat korda juba? Eestis nüüd 2 korda sellel Rakvere võistlusel. Eelmine aasta ma ei olnud, üle-eelmine aasta ma olin. Ja. Teine kord. Ja kuidas on Eesti tehnikute tase? Selle aasta kohta ma ei tea veel, aga tegelikult üle-eelmine aasta ma natukene olin üllatunud, et ma ootasin rohkemat. Ja olin just teisele Soome kohtunikule ka üles haipinud selle, et nüüd lähme Eesti ja nüüd ma näitan. Ja siis tuli veidikene selline tunne, et kas kõik head ripsmetehnikud on Soome kolinud või mis Neid ei käinud mis see toimub. aasta. Jah, et jah, ootan huviga, mis on sellel aastal pakkuda. Väga põnev. Juba hakkas hirmus. Ja mis kategooriat sa enim ootad? No klassika mulle väga meeldib, volüümid, need on pigem tihedad, tark volüüm on minu lemmik ja siis klassika. 2-3 tean siuke, okei. Aga kuna sa Eestis ei ole nii palju olnud, siis äkki räägid natukene endast? Kuidas sa jõudsid ilumaailmani? Ma hakkasin keelküüsi tegema, kui ma olin 14. Tahtsin natukene lisaraha teenida, iseseisev, mina otsustan. Et enne seda ka ma juba kõik suved käisin tööl. Olin harjunud, et on oma raha. Ja siis mul sõbranna hakkas ennem tegema keelküüsi. Ja siis ta oli mulle, et kuule, tahad ka äkki hakata tegema. Siis ma läksin küüntekoolitusele. Siis minu peigmees läks 2 nädalaks Soome tööle. Tüüpiline stsenaarium. Ja siis ta jäigi sinna. Siis mina läksin suveks sinna aega veetma. Siis seal oli üks Eesti tüdruk, kes tegi ripsmeid. Siis ta oli mulle, et kuule, et tahad ka äkki ripsmeid õppida tegema. Aga mul olid tohutud migreenid tollel ajal. Siis ma mõtlesin, et see on ikkagi, küüned on täpne, aga ripsmed on veel täpsem. Et ma ei tea, kas see on ikka hea mõte, et pärast mul on veel hullemad migreenid sellest. Ja siis ma ei tahtnud oma raha ka sinna ripsmekoolituse alla tollel ajal veel panna. Ja siis meil oligi siuke grillpidu, kus see mu sõbranna oli, siis et davai, hakkad tegema, et ma näitan sulle. Ja siis ma panin esimesed pikendused mu boyfriendile seal peol. Ja siis, kui ma Eesti tagasi tulin, siis läksingi kohe esimesele ripsmekoolitusele. Ja siis juba kolisin hetke pärast Soome elama ka. No, miks just Soome? Mu boyfriend jäi sinna elama, pidi järgi lonkima. Okay. Kas te olete siiamaani koos? Jah. See oli vähemalt hea minek. Tasus ära. Ja. Ja kuidas üldse toodeteni jõudsid? Alguses mul olid Eestist teise brändi tooted kasutusel, siis vaikselt küsiti juba koolitusi, siis ma koolitasin nendega ja siis mingi hetk ma olin, et mis asja, ma reklaamin seda teist inimest, et ma proovin ise ka, või äkki mulle ei meeldinud pintsetid või midagi seal oli, sest pintsettidest ma alustasin. Ja siis ma tellisingi pintsetid ja need meeldisid kõikidele ja siis tuli järgmine toode ja järgmine, et ega mul selles suhtes mingit suuremat plaani ei olnud. Täiesti lihtsalt. Kõik on läinud niimoodi ilma planeerimata. Eks ole tavaline asjade käik, et enamusi alustavad ikka, et tahakski natukene lisaraha. No ma ise alustasin tegelikult kooli kõrval samamoodi ju küüntega. Et see oli nagu see trend, siis ma mõtlesin, et ma never ei õpi mingisuguseid ripsmeid panema. Et nagu mõttetu nokkimine, nagu täiesti jura. Noh, ja ikka lõpuks ikka jõuad. Ja sul oli sama midagi? Mul oli ka. Laste kõrvalt on ju? Jaa, laste kõrvalt jah. Kui seal klassika koolitusel sai käidud, siis ma teadsin juba seal eos, kui selle nagu nende kunstripsmete peale panid vaatan ja siis oli okei.
aga kui jõudis kohale modell ja ma nägin nagu reaalselt palju inimesel ripsmeid on ja ma sain teada, et ma pean need kõik ära täitma soovituslikult, siis ma mõtlesin, sinna ma jään nagu, see ei ole, ma never ei viitsi sükest asja teha, aga võt pärast, kui sul ei olnud seal kuhugi minna ka, siis sa jäidki sinna ja nokitsesid neid, tegid omas tempos seal ja pärast, kui tulemust nägid, siis olid müüdud, siis ma mõtlesin, ma tulen isegi eksamit tegema. Et see oli äge jah, mida nagu on võimalik luua sellega seal. Ja see ongi enamasti laste kõrvalt või siis kooli kõrvalt siuke alguses, siuke väike hobi. See on ju nii lihtne. Ja siis kasvab. Nii lihtne. Jaa. Täpselt. Aga me palusime tegelikult kuulajatel saata meile küsimusi ja me saime nii toredasti neid. Nii et äkki võtame need ette. Ja ma küsin selle esimese küsimuse ära siis. Mul on vaja teada, kuidas ta ellu jääb oma koormaga. Kas väike vein on siin pildina ja motikonina või mediteerib õhtuti #mentalhealth. Okei, võib-olla Aiman, kes küsis. Kõige tähtsam vastus, et veini ma kahjuks ei joo, see kohe rikub kõik ära. Ei ole nii kerge see elu, kui vein ei maitse. Aga niimoodi saangi hakkama, et nüüd 3 aastat tagasi äkki mul mees tuligi enda töölt ära ja nüüd me teeme seda koos. Ja enne seda oligi nii, et tema lõpetas oma töö ära ja siis ta alustas Crystal Studioga ehk siis 24/7 oli tema põhimõtteliselt tööl, et minul võib-olla mõnes mõttes oli isegi koormat vähem kui temal, et nüüd mingil ajal hetkel ei saanudki hakkama on lühike vastus, aga nüüd on jah, juba rohkem tasakaalus ja mingil hetkel tulidki siis mu koolitajad appi, et taipasin, et üksinda ei jaksa. Mul oli hästi kaua see, et minu väike beebi, see koolitusmanuaal, et issand jumal, kuidas ma annan selle kellegi teise kätte ja siis pärast veel rikub ära ja teeb midagi valesti. Ja täpselt, ei, siis ma nii ei mõelnud. Et see oli mulle nagu hästi suur samm ka, et võtta need koolitajad, hakata usaldama teisi inimesi, ei pea kõike ise tegema ja siis läks juba kergemaks. Aga jah, teatud periood oligi just Turgus oli üks ripsmäe üritus ja siis seal üks ripsmäe tehnik meenutaski, kui oli käinud minu koolitusel niimoodi, et ma pidasin seal iga siuke 1,5 tundi pidasin pausi ja siis olin seal tissi otsas, imetasin ja vastasin nende küsimustele ja siis jälle jätkasime ja niimoodi ta läks. Aga kuidas see peremudel selles mõttes, et kas teil ongi siis, et kui tööaeg lõpeb, et teil tuleb siis nagu see pereaeg või on 24/7 on ikkagi see Crystal Studio kogu aeg taustal? No mõnes mõttes võib öelda, et ta on taustal, aga ikkagi küll me võtame seda pereaega ka ja mõnes mõttes ongi just lihtsam, et kui mehel nüüd ei ole seda mingit teist töökohta, et siis tahamegi, et no nii, täna meil on vaba päev ja lähme kuskile või näiteks lähme kuskile reisile, et ei ole nii, et peab klapitama nüüd mitme inimese tööaegu, vaid tegelikult saabki koos kohe planeerida ja ise otsustada, nii et nüüd on juba tasakaalus. No jah. Okei. Nii, küsime siis näiteks sellise küsimuse. Kes on Kristel Sammalkivi väljaspool ilumaailma? Milline oled sina, kui töö jääb ukse taha? Tead, ma olen nii palju ise ka selle peale mõelnud, et ja mul on seda nagu lähedased inimesed ka tagasisidet andnud, et veits see identiteet on ära kadunud ja mõnes mõttes näiteks no viimasel ajal mitte, aga mingil perioodil, kui saingi mingit tagasisidet või isegi mitte, et ma ei saanud seda tagasisidet, vaid ma kartsin, et kui ma saan mingi teatud tagasiside, et siis see on kohe isiklikult nagu mulle, mitte kui sellele firmale, et kõik oli liiga nagu minu endaga seotud, aga just seal samal üritusel Turus saingi tagasisidet, et nii tore, et ma olengi täpselt samasugune inimene, nagu ma seal sotsiaalmeedias olen. Et selles suhtes ma ei esita mingit siukest, et ma olen professionaalsem, kui ma olen või ma ei tea, räägin kuidagi võõrsõnadega ja olen mingi tähtsam inimene, kui ma olen tegelikult, et samasugust lolli nalja teen tööelus ka, kui teen muidu, et täiesti samasugune tegelikult. Okay. Igav vastus.
ei no väga hea tegelikult, sest peabki olema ju sina ise, et jah, täpselt, pole mingit maski ees, et kõik on siuke autentne. Ma nägin, kui sa siit uksist sisse tulid, siis ma mõtlesin kohe nagu tuttav nägu, et isegi kui me oleme ainult Instagramis suhelnud, siis selline, kuidas ma ütlen, soe tunne oli, nagu sõbralik inimene, sa tunned selle energia järgi nagu ära, et täiesti sama inimene, jah. Kõige hullem on ja see, et tuleb uksest sisse ja mõtled, et see ei ole sama. Mul on nii halb mälu ka, et ma ei saa etendada, ma unustan ära, kellele ma mis rolli mängin. Nii, aga milline oli sinu moment, kui teadsid, et iluvaldkond on see, millega tahad päriselt tegeleda? Moment. Et kui sa alguses olid, siis ilmselt niisama lõbu pärast hobi korras, et mis hetk oli see siis, kui sa avastasid? No võib-olla see üks on see ka, et koolis ma olin hea õpilane ja kõikidel olid suured ootused ja ma ei tea, ma kujutasin ette, et ma töötan kuskil panga kõrgel korrussel ja siis oli järsku mingi, et ma olen lihtsalt ripsmetehnik ja siis mingil hetk tuleb see et mida see tegelikult tähendab, et sa oledki keemik ja psühholoog ja nii edasi, et see oli selline, et alguses võib-olla veits nagu tõmbasin ennast alla, et niimoodi eladki oma elu ja oled lihtsalt ripsmetehnik ja siis mingi hetk tuli mõnes mõttes siis see moment, et tegelikult see ei olegi nii lihtne ja see on nii palju kõike muud ka, et aga kas sul on olnud mingi, ma ei tea, vanemate poolt midagi, et kas see nüüd ongi see, et sa nagu ei lähe midagi paremat õppima või? Otseselt ei ole olnud, et ema mul on just olnud alati mega toetav, no nüüd meil on palju neid vestlusi, näiteks mu vennaga ka, tema käib nüüd ülikoolis ja siis mina ei ole ülikoolis käinud ja just mul on jäänud nagu see vanast ajast see surve, et kui sa oled see 5, siis sa lähed sinna ja siis sa lähed sinna ja siis sa lähed sinna ja siis ma olen siiamaani nagu niimoodi, et vahepeal on häbi öelda nagu, et ma ei ole käinud ja siis mu vend ka, et sa pead reklaamima seda, et näe, sul ei ole vaja sellist ja sellist haridust, et ikka sa võid oma eluga midagi teha, aga õnneks ei ole olnud jah, nagu pere poolt mitte midagi, et ise endal pigem, enda peas on olnud see siuke surve, et ei ole seda väljaspoolt tulnudki. Ja vanast ajast on ju jäänud ka see, et see mõtlemine, mida mina vähemalt mõtlesin, ma arvan, et teised ka, et mis mingi ärijuhtimine, mingi ettevõtte omanik, et need on mingid raudselt, ongi teatud mingid etapid kindlalt läbinud ja siis nad on sinna jõudnud, et nad on kindlasti hästi targad ja sellised, noh, okei, me oleme ka targad, aga et selles suhtes, et jah, seal ei pea olema mingid konkreetsed paberi peal kirjas mingid eeldused, kuhu midagi on vaja jõudmiseks nagu saavutada, et piisab tegelikult heast tahtest ja soovist seda asja teha ja siis on kõik võimalik ju tegelikult. Ja, mul on hea lugu ka siia rääkida, kui ma olin ühel ettevõtjate üritusel Soomes ja siis samas lauas oli siuke vanem paar, mees ja naine ja kõik muidugi viisakalt riides, oli siuke pidulik õhtusöök seal ja siis ma kohe automaatselt olin seal täiesti pinges, et jah, et see mees on mingi suur ettevõtja kindlasti ja appi kui piinlik, kui ta küsib minu käest nagu, et noh, mis sina teed ja siis ma olen see, mul on ripsmetehnik ja juba lihtsalt nagu ketrasin ennast üles, et mida ma vastan, kas ma reaalselt vastan nagu midagi muud või mida ma teen ja siis nad ise alustasid seda vestlust ja tutvustasid ennast kõigepealt ja siis selgus, et see mees ei olegi üldse ettevõtja, et ta on oma naisega seal kaasas ja ta naine on olnud mingi 30-40 aastat juuksur. Ja see oli nagu nii hea õppetund mulle ja mõnes mõttes ma nagu märkasin, kui silmakirjalik ma olen olnud ka, et ma olen enda õpilastele, et ole enesekindel ja et mida kõike see meie amet tähendab, aga tegelikult ise sellel hetkel nagu olin, et ma olen lihtsalt ripsmetehnik. Et see kuidagi täiega kustutas mult mingid piire siukseid ära, et mida ma ise üldse nagu sellest arvan, et peale seda nagu ei arvanud enam nii halvasti. Sellest on õnneks aega, aga ikkagi siuke huvitav, et ise juba oled siukse, et issand, kui piinlik öelda. Et hästi juba veider. Mõtlesid, et vastata, et sul on oma suur ripsme impeerium ja sul töötab mingi 50 inimest seal. Ei üldse nagu mitte, et seda ripsme alagi kuidagi ei tahtnud öelda ja üleüldse see arvamus kohe, et see mees on seal ettevõtja, et kui nagu ajuvaba see ka on.
ja need on nagu need peas loodud eeldused ilma teadmata. Aga vaatame need küsimused äkki ära siit. Mis siin olid, siis saab nüüd ära küsida. Kuidas saada edukaks ripsmetehnikuks? Edukaks ripsmetehnikuks saab nii, et tahad iga päev olla parem, kui olid eile. On lühike vastus, et see on mul endal vähemalt olnud, et tahtsin kogu aeg õppida juurde, olla parem, kui ma olin eile. Ja näiteks just seal Soomes ka mul oli nii mõnus siuke oma mull, kus ma olin, et alguses ma ei rääkinud ju soome keelt üldse, ma ei suhtlenud seal nii palju üldse soomlastega, et oligi see Eesti kogukond ja kogu aeg oli siuke tunne, et keegi ei tunne mind, keegi ei tea mind, et kui tänapäeval, no siis ei olnud seda sotsiaalmeediat ka veel nii palju, aga et võib-olla enda tuttavas ümbruskonnas ongi täpselt see, et mida teised arvavad, näiteks kui ma teen mingi Insta-story ja räägin seal, et mis mu mingi sõber ütleb või ma ei tea, vana klassiõde, et mul oli nii hea siuke mull, et ma arvasin, et keegi mind ei tunne, ma võin teha siin, mis tahan, et see nagu võttis mingid siuksed piirid ära, aga kogu aeg lihtsalt nii-öelda võistelda iseendaga, et õppida, tahta kogu aeg iga päev olla parem, kui oli teile. Kas sa arvad, et siin ripsmemaailmas, kas sa arvad, et on võimalik jõuda sellisele tasemele, kus sa saad öelda, et mul ei ole mitte midagi kellegi käest enam õppida? Kuidas sa ise tunned, et kui kas sa käid ka koolitustel, mingeid kindlasti läbid praegu ka, ma mõtlen, huvi pärastki, kas või midagi vaadata, et kas sa saad siukest asja öelda või mitte? Tehnilises mõttes mingi siuke, et tõesti on hea tase, ikka tuleb mingil hetkel, aga ongi, et igal ühel on mingi oma uus stiil jälle või näiteks, et kas sa oledki nüüd ripsmetehnik või sa oled koolitaja, et koolitajana on jälle see ka, et kuidas keegi teine koolitab, kuidas ta näiteks õpetab mingit, ma ei tea, kas või keelpadja paigaldust ja mingid sellised asjad on ikka, aga ripsmetehnikuna jah, et meil tegelikult tuleb kogu aeg uusi stiile, modelleeringuid, kõiki asju ja mina inimesena olen vähemalt selline, et mul on kogu aeg vaja seda vaheldust. Kui ma rutiinselt lihtsalt teen päevast päeva, siis kaoks ära see motivatsioon, et lihtsalt inspiratsiooni ja motivatsiooni pärast ka ja praegusel hetkel pigem mulle endale ongi siuksed üritused, konverentsid on rohkem sellised, kus ma ise käin, et koolitusi, ma just mingil hetkel lugesingi kokku siis ainuüksi volüümi koolitusi, ma olen käinud üle 50 pluss nagu mingid baasasjad seal kunagi. Et selles mõttes nagu neid tundub, et on piisavalt, et konverentsid on hetkel mulle rohkem siuke, et kus ma saan inspiratsiooni ja motivatsiooni. Kas on veel mõni koolitaja, kelle juurde sa läheksid maailma lõikes? Minu selline top, kuhu ma ei ole pääsenud, on Olga Nevmienko. Ma loodan, et ma ütlesin selle nime nüüd õieti. Et kõik, mul on terve see aeg olnudki just, miks neid koolitusi on nii palju, et alati, kui ma olen leidnud kuskilt kellegi parema, kes oskab paremini või kes on oma karjääriga siis seal kohas, kus mina tahaksin olla, siis ma olen kohe sinna õppima läinud. Et hetkel mul peale selle Olga ei olegi konkreetselt kedagi, et kõik Morozovad ja kes iganes sellised nimed on läbi käidud. Aga millised 3 nõuannet sa annaksid alustavale iseendale? Mis sa teeksid teisiti või? Esimene on see, et kõlab äkki sellise klišeena jälle, aga reaalselt, et raha uskumused korda. Minul oli see hästi kaua just see, et mõtlesin, et mina tean paremini, palju kliendil on raha maksta mulle, et ei julgenud näiteks hindu tõsta mingil omal põhjusel, mis endal oli jälle peas loodud siuke mõttemaailm, et see tegelikult piiras hästi palju need kõik sellised uskumused, et see kõik korda teha näiteks kas või kui ma oleks pidanud juba kliente vähendama, rohkem keskendumagi toodetele, siis mul oli see, et ma pean tegema neid kliente sellepärast, et siis mina näen ja kõik teised näevad, et ma konkreetselt teen tööd, et see on selline nagu kohe me näeme selle lõpptulemuse versus see, et ma istun seal arvuti taga.
keegi ei näe ju, et ma teen tööd, et kõik arvavad, et ma lihtsalt logelen. Et mingid sellised hästi imelikud mõtlemised peas, et need nagu mind piirasid teatud etapini ikka päris palju. Siis teine on see, et unista suuremalt, et reaalselt sinna Soome kolides mu unistus oli see, et mul on katus pea kohal ja toidupoes ma ei pea hindu vaatama. Et see oleneb ka, et mis taustast sa tuled, et minu jaoks see oli nagu siuke, et kui ma saan osta ükskõik mida sealt toidupoest, siis I made it. Siis tegelikult hästi kaua läkski nii, et kuna mingit plaani ei olnud, kuhu ma tahan jõuda, siis ma lihtsalt jooksingi sinna, kuhu mind taheti, et lihtsalt sinna koolitama, siis ma ei tea, kas sa võiksid selle toote võtta, kas sa võiksid siukse koolituse teha, et ma ei tea, mingi 5, 6, 7 aastat isegi lihtsalt nii, et nagu peata kana ilma mingi plaanita, ma lihtsalt jooksin sinna, sealt küsitakse seda, nii nüüd siuke koolitus ja saab ikka, teen, siis teed selle, mitte see, et mis on see suurem plaan, kuhu ma ise tahan minna, mida ma tahan teha ja siis mingil hetkel tuligi siuke väike mõnes mõttes ikkagi võib öelda paigalseis ka, sest mul ei olnud mingit strateegiat ega suuremat plaani, et ma nüüd liigun sinna suunas. Et kas või sama, et oleks võinud toodetele rohkem keskenduda peaaegu kohe alguses, kui see käima läks, aga siis olid need omad hirmud ja sama koolitustega, et kogu aeg ma mõtlesin, et see rühm on minu viimane. Et see ka mõnes mõttes see väikse Eesti see, et palju neid ripsmetehnikuid saab olla, et mingil hetkel ma olen ikka kõik ära koolitanud ja siis ma ei julgenudki klientidest lahti lasta, et kogu aeg see on viimane. Aga mis oli see pöördepunkt siis, et kui sa avastasid, et sul on nüüd vaja seda oma strateegiat ja oma sihti? No eks see ikka siuke burnout'i poisikene oli seal. Ja siis ma võtsingi mentoreid ja mingil ajal isegi teraapias käisin selle teemaga ja siis hästi palju siukseid uskumusi saigi enda peast lahti logistatud. Et siis tuli muutus, et pigem jah, nagu tänu mentorile, kes ütleski, et halloo, mida sa teed? Okei. Nii, näpunäiteid alustavale tehnikule või soovitusi? Täpselt seesama, et kogu aeg õpi, ürita olla parem, kui sa olid eile, ära võrdle ennast teistega, et tihti paljudel tulebki siuke tagasilöök sellest, et sa tegelikult võrdled enda tööd kellegiga, kes on teinud 5 aastat või näiteks sa oled samas koolituse grupis teiste naistega, hakkad seal jälgima teisi ja vaatad, issand jumal, et tema on juba arenenud, ma ei tea, nii kaugele, aga sinul ongi võib-olla 2 last, kõik muud asjad ka, et sa ei saa nii palju harjutada, aga teine näiteks teeb 5 tripsmed päevas, et see teistega võrdlemine on minu arust päris selline mürgine asi, mis tegelikult viib selle motivatsiooniga sealt tööst ära, siis kindlasti võttagi modelle, kellele sa saad rahulikult harjutada, et seal argitöös, salongitöös tegelikult on ikkagi see tempo peal ja sa ei saa nii palju keskenduda erinevatele detailidele, et kui on see modell, siis saad rahus, märkad igasuguseid väikseid vigu, mida teed, saad seal parandada, katsetada erinevaid asju, et sellest tuleb ka hästi suur siuke areng töös. Aga sa tunned pinget sotsiaalmeediast näiteks, kui sa vaatadki niisama, ma ei tea, feed'i lappad, et vaatad teistelt, elabki kuskil, ma ei tea, Miami's, sõidab Lamborghiniga, tuleb pinge peale või on pigem see, jah, et mul on hea siin, kus ma olen või tuleb ikka, et natuke saaks parem? Ma olen mega ambitsioonikas selles mõttes küll, jah, et mul mingi periood oligi täpselt see sinnasamma burnout'i kanti, kus ma olingi, et miks ma ei teinud omal ajal nii ja miks ma ei uskunud endasse rohkem ja siis, kui ei olnud veel nii palju teisi, kes teevad sama asja, et kui palju lihtsam oleks ja miks ma ei reklaaminud ennast rohkem ja nii, aga nüüd ei ole midagi, et mingil hetkel mul just tuligi selline arusaam, kui mul oligi täpselt mingid eesmärgid, et ma tahan näiteks koolitada igal pool välismaal ja siis, kui ma tegingi analüüsi,
kas ma tegin selle äkki mentoriga või mul oligi siis ka see psühholoog veel, ma ei mäleta, siis ma saingi aru nagu, et need on mingi 5 aastat vanad unistused, et tegelikult ma ei taha enam seda teha, et tegelikult ma tahakski keskenduda rohkem toodetele, kui seal läheb hästi, siis ma võin lihtsalt reisida sinna välismaale, lihtsalt olla seal basseini ääres, mitte et ma stressan veel nende koolituste ja asjadega, et nüüd ma olen nagu rahu teinud, aga noorem Kristel oli jah, selline. No seal ongi ju see ikkagi... ka, et see nagu, miks sa peaksid nagu, ongi nagu kerge on nagu kahetseda, miks ma ei teinud nii ja nii, aga sa ei saa seda aega ju reaalselt tagasi pöörata. Kõigel on põhjus. Jah, täpselt. Järelikult sa pididki nii tegema, et sinna jõuda, kus sa praegu siis nii-öelda oled. Ja seda ma olengi just mõelnud, et kui ma oleks näiteks intensiivselt reklaaminud ja olnudki siuke, et no nii, mina, siis võib-olla ei läheks nii hästi, et see võib-olla oligi minu tugevus, et ma olin niimoodi, et no kui sa tahad tulla minu juurde, siis no tule, ma kätt ette ei pane, aga sa ei pea tulema. Pigem nagu selline mentaliteet, et jah, iga asi on millekski õige või hea. See ongi üks kihvt kommentaar. Väga võimsa ettevõtte oled loonud, aga kuidas sa hoiad tasakaalu muu eluga? Noh, siit on vist välja tulnud, et väga hästi ei ole hoidnud, aga mul ongi võib-olla siuke ebapopulaarne arvamus ka, et minu arust, kui sa tahadki kuskile jõuda, siis sa pead teatud perioodi elus tegema rohkem. Et kui sa teed 8 tundi, nagu kõik teised teevad, siis oledki arvatavasti samas kohas. Et jah, ilmselgelt work smart, not hard, et seal on ka oma see point, aga enamasti ikkagi peabki tegema rohkem ja praegu ma olen väga õnnelik, et ma tegin selle just nimelt seal 20-ndate alguses selle hullu töö ära, et nüüd, kui olen 33, siis enam ei jaksaks, et nüüd see on nagu tehtud ja saabki võtta veidikene lõdvemalt, et seal kah võib-olla tasakaal tulekski siis sellega, et sul ongi see oma strateegia, siht silme ees, et sa jätadki ära need siuksed mõttetud asjad sealt, üleliigsed asjad ja keskendudki, et kuhu sa reaalselt tahad minna. Aga jah, hetkel on tasakaal hea, et saab juba mõnusalt ise valida, et mida ma tahan teha ja mida ma ei taha teha ja kuna ma tahan teha, et vanadusega tuleb see. Ja see on see vabadus, mida kõik tahavad vaata ettevõtlusega. Lihtsalt keegi ei taju, et alguses tulebki ropult tööd teha. Et see ei tule lihtsalt niimoodi. Jah. Et see on see lõpptulemat. Ma olen paljudele sõbrannadele ka, kes on hetkel veidi nooremad, et reaalselt kui praegu veel, sest mul olidki juba see lapsed ka või üks laps alguses, et kui ei ole veel lapsi ka, et tehke nagu see ränk periood nüüd ära, et siis hiljem on lihtsam, et enamasti ikkagi niimoodi niisama, et on vikerkaared ja glitter, siis jah, mõnel tuleb, kes tõesti on väga osav, aga enamasti see ei tule niisama. Aga kuidas sa hoiad tasakaalu töö ja kollektiivi vahel? Koolitajate tiimiga meil on see hea asi, et ma ei ole ühtegi koolitajat valinud selle järgi, et kui hästi nad ripsmeid teevad, vaid konkreetselt persooni järgi. Ja kõlabki jälle võib-olla naeruväärselt, aga ongi see, et kellega ma tahaks sõbranna olla. Tegelikult ma ei ole seda niimoodi otseselt mõelnud, aga hiljem mõeldes ma olengi lihtsalt valinud, et kuule, et see inimene on ju nii tore ja näid seda potentsiaali, ilmselgelt kõik on teinud ilusti ripsmeid, häid ripsmeid, aga mitte veel sellel hetkel võib-olla täiuslikke sellist nagu koolitaja taseme ripsmeid ja mis see üldse on, et tegelikult koolitajal on ju nii palju kõike muud ka vaja, kui lihtsalt teha neid täiuslikke võistluse ripsmeid, et mõni, kes teeb selliseid, siis tegelikult teisele ta ei oska neid õpetada. Et tänu sellele, et ma olengi lihtsalt persooni järgi valinud neid inimesi, siis me olemegi lihtsalt tööst väljaspool, olemegi parimad sõbrannad. Et siis me saame öeldud ka need negatiivsed asjad või mingi siukse konstruktiivse kriitika ilma, et oleks mingit tüli või muud, et see tasakaal lihtsalt on iseenesest seal, sest me lihtsalt klapime oma vahel, kuigi tegelikult persoonid on hästi erinevad, et ei ole ühtegi koolitajad võtnud selle jaoks, et kelle abil ma saaksin veel rohkem raha teenida. Et see ongi just alguses olnud see, et kellele ma julgen oma beebi anda, kes seda katki ei tee. Ja sellepärast ongi hästi sujunud, et midagi ekstra liigutust ma ei teegi, aga veedamegi hästi palju koos aega, suhtleme hästi palju, iga päev meil reaalselt meie grupis on, ma ei tea,
100 sõnumit kindlasti, sest meid on seal mitu ka, et lihtsalt iga päev suhtleme. Et siis julgebki neid tööalaseid asju ka arutada võib-olla vabamalt. Palju sul koolitajaid on Soomes ja Eestis? Soomes on 6 ja nüüd Eestis 2. Ja kuidas keelebarjäär vahepeal? No Eesti tegelikult on ju nii alguses veel, et üks koolitaja elas Soomes, kolis nüüd Eestit, tema räägib soome keelt ka, et on veidi lihtsam, aga nüüd niimoodi, et me tiimiga täiesti kokku saame kõik, siis meil ongi siin märtsi lõpus esimene kord ja siis meil tulevad suvepäevad, et eks nad siis saavad veel rohkem tutvuda, et nüüd seal Messenger-rühmas võib-olla natukene on veel sellist vaiksemat vaikust rohkem seal grupis, kus me oleme kõik koos, aga kindlasti kui esimese korra kokku saame ja siis saab hakkama. See on jah, peale väikest veini lähevad kõik keeled. Kehakeel. Kehakeel, jah. Aga siis ongi, et oled pikalt Soomes tegutsenud, et miks alles nüüd Eestisse siis oled jõudnud? Vot siin ongi täpselt taaskord, ma vastan juba ette ära, et tegelikult ju needsamad limiteerivad uskumused, et kuidas nüüd seal Eestis on ju nii head tehnikud, seal Eestis on nii head brändid, seal on juba kõik olemas, et kuidas ma nüüd mahun sinna väiksesse Eestisse, et mida mina nüüd seal, et tegelikult ongi nagu kirjutatud ammu, kutsutud nii-öelda ammu ja nüüd oligi selline, et hakkas igav, mõtlesin, et okei, proovime ja tegelikult ka see, et mu venna pruut on hetkel mu assistent, ta elab Eestis ja siis ma olingi lihtsalt talle, et võtta see Eesti, et mul nagu nii palju võib-olla energiat kohe ei ole sinna panna, et lihtsalt vaatame, mis saab ja siis tegelikult päris ilusti läks see käima ja siis sellest tuli endale ka see motivatsioon, et kuule, ma ikka peaksin sinna vist energiat rohkem panema. Aga jah, see sama jälle limiteeriv mõtteviis, et mis nüüd mina sinna Eesti, kus kõik on nii head. See on ju huvitav kuulata, et sellised piirangud on peas kinni, kui tegelikult oleks ju nii loogiline, et sa oled ju eestlane, et sa nagu võikski jalaga uks lahti on ja astu sisse. Et kui vaatad, meil on siin nagu igal inimesel on oma bränd on ju praktiliselt, et nagu vahet seal on, siis sul võib kas või kolm olla. Ja aga ma hiljem olengi analüüsinud, et ma arvan, et siin oli täpselt see minu enda mulje, et seal Soomes oligi, mõnes mõttes mul on siiamaani, et ma ei tea, keegi ei tunne mind, keegi ei tea mind, sest ma ei tunne tema vanaisa või tema vanaisa venda, et siis ma arvan, et keegi ei tea mind ka, et siis mul ei olegi seda hirmu täpselt jälle. Et selle Eestiga võib-olla oligi kaua aega selline, et siin ikkagi juba ma ei tea täpselt, et mis see mu vana klassiõde arvab näiteks sellest. Aga mis siis? Jah, aga see oligi selle aja mina. Ja siis mingi hetk lihtsalt oligi juba nii üle pea kasvanud see Soome olukord, et kõigepealt nagu handli see seal ära ja siis hakka mõtlema laiendamise peale ja olengi nii paljude inimestega vestelnud, et täpselt mu selle mentori kaaslane, nad on Poolast. Ja siis tema kaaslane ka ütles, et Poola kõige suurem ripsmebränd, et neil on 80 miljonit eurot aastas on see käive ja nemad ei ole valmis veel laienema väljapoole, et mõtle nagu hoolikalt ennem, kui sa laiened kuskile. Poola on küll natuke suurem ka, et nagu... aga ikkagi selles suhtes, et nad võiks ka mõelda, et ma võtan sealt näiteks selle väikse Läti või mis iganes, aga et nad ei ole selleks valmis. Et siis see ka natukene pani mõtlema, et hoia oma asjad siin Soomes hetkel korras ja täpselt see tööjaotus ise endale, et kus su fookus on ja kõik asjad. Et alguses oli jah see limiteeriv mõtteviis ja siis mingil perioodil oli see, et tegelikult ma ei olegi reaalselt valmis veel võtma uut kohustust ja nüüd siis ongi väike abikäsi ka siis, kellega proovime ja vaatame, mis Eestis saab. Väga lahe. Kuidas saada edukaks ripsmetehnikuks on siin küsimus. Sellist oli. Aga seal on läbi käinud. Kuidas saada välismaale ripsmevõistluste kohtunikuks? Samamoodi nagu Eestissegi.
no üks kindel variant on see, et sa osaled võistlejana nendel välismaa võistlustel ja sind märgatakse seal. Näiteks sa võidad, sul läheb hästi, siis tihti kutsutakse sind ka kohtunikuks järgmisel aastal ja ikkagi ongi enda reklaamimine seal sotsiaalmeedias, et kuidas sa reklaamid ennast, kas mina kui ripsmetehnik või mina juba see järgmisel tasemel, mina kui koolitaja või kohtunik, et kuidas sa täpselt ise ka suhtud endasse, aga ikkagi näiteks minu võistlustel ka eelmisel aastal üks tugev koolitaja juba välismaalt, kes oli osalenud hästi palju online võistlustel ja tegelikult juba koolitas igal pool välismaal ka, tahtis tulla kohtunikuks minu võistlusele, aga kuna ta live-võistlusel polnud kunagi osalenud, siis ma ütlesin, et kui sa tahad tulla mu võistlusele kohtunikuks, siis ma eeldan, et sa oleksid ikkagi laivis osalenud ka ise, siis ta eelmine aasta osaleski minu võistlusel ja nüüd sellel aastal ta on kohtunik. Et just, et ise osaleda, et sul läheks nendel võistlustel ka hästi, et sa tead, mida võistlustel vaadatakse ja siis seda ka ära kasutada seal sotsiaalmeedias ja ennast reklaamida. Aga jah, tihti võistlustel siis sind kutsutaksegi järgmiseks aastaks kohtunikuks. Väga hea, et sa tõid välja, et sul on üritus tulemas. Räägi natuke veel. Mina eelmine aasta käisin, aga mis see aasta toimub? See aasta meil on ka konverents. Konverentsil on nüüd lisaks workshopid. Eelmine aasta oli lihtsalt teooria pool, aga konverents on veel endiselt soomekeelne ainult. Et kes soome keelt räägib, võib tulla. Ja siis on jälle võistlused. Kuna toimub? 16 ja 17 mai. Kus toimub? Vanda Helsingi lähedal ja lennujaama hotellis, ehk siis on lihtne lennukiga tulla otse, et ei pea seiklema seal Helsingi peal. Aga võistlustel saavad osaleda kõik, kes tahavad, on veel kohti või kuidas? On veel mõned kohad, keda kõige rohkem ootan, ongi juunior, algajad, et sellega Soomes on suht tehnikud, siuksed arglikud, ei julge ja olen ise siin samal arvamusel näiteks London Lassi looja Hannaga, kes lõpetas võistluste korraldamise ära sellepärast, et tema jaoks, miks ta kunagi alguses hakkas neid võistlusi korraldama, oli see, et ta tahtis, et algajad tulevad võistlema, kellel ei ole raha minna 10 erineva koolitaja juurde ja siis nad saavad seal võistlusel mitme kohtuniku tagasiside kommentaaride näol, et mida paremaks teha enda töös ja nad võivad ennast arendada. Aga viimastel aastatel see ongi olnud nii, et tegelikult need samad näod käivad ühelt võistluselt teisele ja siis rohkem need koolitajad seal omavahel võistlevad, et kellel läheb paremini ja siis need juuniorid ei julge tulla, sellepärast et nad arvavad, et sa pead olema juba seal teatud tasemel, et sa võiksid osaleda. Et täpselt see jah, ma olen ka ambitsioonikas, nagu ütlesin, ja alati see karikas on olnud selline, et oleks tore saada, aga üks, mida mina kahetsen, ongi see, et ma hakkasin võistlema liiga hilja. Et tegelikult just juunioreid, algajaid, et sa saaksid selle siukse lükke siina, siina jah, soome keel, oma karjääri alguses, et kui sa harjutad selle võistluse jaoks, siis sa eeldatavasti teed neid modelle, siis sa sellega tegelikult tõstad juba enda taset ka ja siis sa saadki selle tagasiside seal veel võistlusel ja näiteks kui oledki selline ebakindel alustaja, nagu mina olin, siis sa saadki sealt võib-olla selle positiivse tagasiside, et kuule tegelikult on päris hästi või näiteks, et need ja need asjad veel vaata üle. Või siis ka näiteks, kui sa oled juba kaua aega teinud ja oled enda selles mugavustsoonis, siis on jälle see, et tegelikult muutud natukene nagu pimedaks, sa ei märka enam neid vigu, päevast päeva teed seda sama, siis keegi teine tuleb ja raputab natukene, et kuule vaata tegelikult see ja see oleks vaja üle vaadata. Kas Eesti on ka tulemas midagi põnevat? Vaikselt planeerime. Ma ei jälgin meie sotsiaalmeediat. Vaikselt planeerime ka siukest konverentsikest, aga võistlust hetkel mitte. Et ma tean, et ongi Karmenil tulemas enda ja on see Rakvere, et konverents oleks võib-olla siuke, et rohkem midagi lihtsalt ühiselt mõnusalt, mingi tegevus, inspiratsiooni, motivatsiooni ja seekord siis
võistlusega ma olen ainult Soomes. No siis on mida oodata. Ja ma isegi mõtlesin, et oleks Soome, aga kahjuks ma lähen puhkama. Vahepeal seda on ka vaja. Aga mis sa arvad 2025. aastate ripsmetrendidest? Kas ripsmed on minevik või on midagi uut oodata? Ma ei usu, et on minevik ja ma ei tea, kas seda võib nüüd uueks nimetada, aga ma arvan, et endiselt ja veel tugevamalt pruunid ripsmed, veidi loomulikumad, sirgemad kaarduvused, B-kaar, C-kaar on sellised, mida näeb hästi palju, et ma arvan, et pigem nagu sinna klassika, pruunid, sirgem kaar, mitte nii pikad. Et Lashlift ka muidugi tugevalt tuleb ja on olnud juba mitu aastat, aga ma arvan, et ripsmed ei kao mitte kuskile. Et võib-olla rohkem just, mis nüüd seal TikTokis ka trendib, see lash blindness, et võib-olla inimesed hakkavad rohkem nüüd rõhku panema, et tõesti modelleerida vastavalt enda silmakujule, vastavalt enda näokujule ja näojoontele. Et ma loodan, et see on veel rohkem trendikam, kui on varem olnud. Aga mis sa arvad animeripsmetest? Ma ei arva midagi, et kui meeldib, siis on väga tore, aga siin jälle, mis ma enda õpilastele ka ütlen, et täpselt mõeldagi, kes on sinu unelmate klient, et eeldan, et animed ehk võtavad veidi nooremad kliendid rohkem, et kas see noor klient on sinu unistuste klient, et jah, taaskord ei või teise rahakoti vaadata, võib-olla sellel noorel inimesel on raha rohkem kui teisel, ma ei tea, 30-aastasel maksta, aga enda õpilastele alati soovitan, et pane hästi konkreetne profiil paika, kes on sinu unistuste klient, mis tööd ta teeb kõike, milline on tema stiil ja siis teegi selles stiilis ripsmeid, kuhu see sinu unistuste klient tahaks tulla. Aga anime on tore, olen ise ka teinud, ei ole midagi negatiivset öelda, lihtsalt see, et mõelda jah, et kellele see on. Ja eks me kõik tahame ju rikkaid ja täiuslikku näonahaga ja mina üritan siin niimoodi on jah kuidagi ümber nurga ja sa ütled otse, no tahame rikkaid. No tegelikult ei tahame, et selles mõttes maksejõulisi kliente, et kõik tahame palka saada ja et oleks stabiilselt käiks see sama klienti, et keegi ei taha jooksikuid. Jah. Ja täpselt mul endal ka kohe algusest peale tegelikult mul oli ikkagi klientuur suuremas osas siuke peaaegu 30 lähedal või üle 30 aastas, et mul ei ole mitte kunagi, isegi kui ma ise olin seal 20, siis mul olid ikkagi veidi vanemad kliendid, et siis mul on suht nagu hästi tegelikult läinud ka see alustamine, et ei olnud sellist, et kogu aeg tühistame ja tõstame aegu ümber ja lihtsalt ei saabu hooldusajale, kuigi jah, taaskord see vanus seda ei määra alati, aga päris tihti ikkagi on niimoodi, et nooremad ei ole nii hoolikad. Kahjuks nii on jah. Aga kuidas sul praegu on? Praegu sa ei tee üldse kliente või? Praegu mul on nüüd jälle 2 püsiklienti, kes seal nii, kes nii soovivad ja siin on ka jälle huvitav, et need mõlemad kliendid on olnud sellised, kes varem olid nii täpsed selle kellaajaga, kuna nemad saavad tulla ja nüüd on olukord see, et ütle ainult sina kellaaeg, ma võin hommikul kas või hiljem tööle minna, et nüüd nad pääsevad ükskõik mis kellaajal, kuna ma ütlen, et jälle õpetus kõikide teile, et küll see klient pääseb, kui ta tahab tulla, aga siis ilmselgelt modelle teen ka, sotsiaalmeediat on vaja teha ja samamoodi, et ikkagi mingil määral ma veel koolitan ka, et minu arust sa ei saa koolitada nii, et sa ise ei tee. Et näiteks sotsiaalmeedia koha pealt ka ma vahepeal mõtlen, et tahaks tegelikult teha niisugust eksperimenti, et kui ma nüüd nullist hakkaks uuesti oma klientuuri ehitama, et kui kaua mul läheks aega, et ma näiteks õpilastele ütlen, et teed nii ja nii ja nii ja seal reklaamid nii, et kas see on ikkagi tänapäeval nii lihtne, et kindlasti mul on mõnes mõttes niisugused roosad prillid ees selle enda alustamise ajaga, kui ei olnud see sotsiaalmeedia veel nii tähtis osa seda, et niisugune eksperiment oleks päris huvitav, aga hetkel veel ei ole aega selle jaoks, aga
kunagi tahaks ära teha küll. No samas sul on eelis võib-olla just selle pisikese elukoha pärast, et kui sa oleks kuskil suurlinnas, siis tehnikuid on ka ju 10 rohkem. Et võib-olla see konkurentsi poolest tegelikult ikkagi saaksid suhteliselt. Jah, no sellel ajal, kui mul oli kalender täis, siis ma ütleks, et 95%, no ütleme 90% olid mul kliendid tegelikult mujalt, mitte sealt minu kodukohast. Et olid ikkagi lähedalt nendest suurtest linnadest. Et see on ka jälle selline, et jällegi, kui meeldib, siis nad tulevad, vahet ei ole, mis kell ja kust kohast on. Et see on ka jälle, et okei, ma ei tea, majandusolukord ei olnud nii hull, et seda ma olen ka mõelnud, et kas tänapäeval praeguse majandusseisus ja ikkagi inimestel ei lähe nii hästi, et kas nad sõidaksid mingi 100 kilomeetrit ripsmete pärast, võib-olla praegusel hetkel ei sõidaks. Et seda ei tea. No ma usun, et tegelikult sõidavad ikka, sest päris paljud on ju need, kes tulevadki Tartust, ma ei tea, Tallinnasse, et saada need ripsmed, et see kord kuus ei ole nagu nii hull. Ja noh, tõesti see, ma olen ise ka pannud tähele, et kui sa ütled, et jaa, et ma nüüd enam õhtuti ei tee, et noh, ei saa enam teha, see on, no äkki ma saan ikka kuidagi tulla siin lõunapausi ajal, et no teen veits pikema, et kui nad tahavad, siis nad saavad. Ja meil tüdrukud näiteks seda ka on proovinud, et jõulupuhkuste ajal, seal 26-27 sellised uue aasta vahel, siis neil ongi näiteks hoolduse hinnad pluss 20 eurot ja tulevad lihtsalt need enda püsikliendid, kes muidu võib-olla ei tuleks, kui sul olekski siuksed hinnad. Aga siis, kui on ikka pidustustele vaja neid ripsmeid, siis on nõus maksma, et just mul enda üks koolitaja alguses arvas, et ta on puhkusel, ta ei tee, siis tal puhkus läks cancelisse ja siis pani selle pluss 20 ja tal olid kõik need päevad täis. Et sama ka nende õhtuste aegadega, et panedki näiteks teise hinna, et miks, ma ei tea, arst või keegi võib küsida sult mingit õhtu hinda ja et me oleme ise ettevõtjad ja siis kui meil ei ole enam neid limiteerivaid mõtteid peas, siis võime küsida ju, mida ise tahame küsida. Ja ma arvan, meile see hirm lihtsalt, et me istume üksinda siin ja mitte keegi ei tule, aga tegelikult loodetavasti keegi ikka tuleb. Ja proovida. Ja minu vähemalt moto, kui võib sellist sõna kasutada, on see, et kalender ei saaks mitte kunagi täis olla, et just alati peaks olema seal 1-2 kliendile ruumi, et kui sa näed, et mul hakkab kalender täis saama, siis tõsta neid hindu. Ja täpselt ongi, et mis on ka hea point, et kui sul ongi näiteks mingi jõukam klient, kes tahabki näiteks, ma ei tea, vahetada seda aega või miskit sellist, et sul ei ole kalender nii täis, nagu mul oligi nendel hulludel aegadel, ma tegin hommikul vara alustasin ja mingi õhtul kell 10 ja kui keegi pidi ümber tõstma selle aja, siis ma olingi nagu kuhu ma panen sind, et no tule siis 10, kõik inimesed ei ole nõus enam tulema kell 10, et siis ka jälle, et sul peab olema natukene seda ruumi seal kalendris ka ikka, et saab klient muuta seda aega siis, kui tõesti vaja. See on väga hea point, ma pole selle peale ise mõelnud. No võt, jälle targem. Hindu tõstma. Jaa, no selle hinna tõstmisega on ja nagu, no ma ei tea, Eestis on üldse see väga tundlik teema kuidagi, nagu tehnikute seas ka minu arust ei ole väga siukseid tehnikuid, kes julgeksidki küsida mingeid ikka normaalset hinda sellest, et seda hinnatõusu tegelikult meeletult kardetakse teha millegi pärast. No tõesti, võib-olla selles suhtes Eestis tõesti, kui lähedki sinna toidupoodi ja vaatad neid hindu, siis hetkel ma ei kommenteeri Eesti olukorda, et see on natukene keeruline ilmselt teil hetkel. Vanemad elavad ka Soomes, tulevad siia ja see on, kuidas te elate siin, et mille eest te ostate neid asju, et selles mõttes et see enda klientuurist ka tegelikult ma näen, et päris mitmed on ikkagi loobunud ja küll ma alati pooldan, parem maksas elektriarve ära kui ripsmed on ju, et väiksed niuksed, võib-olla ei tasu nagu lakke tõsta, kui tahad ikka ise vorsti süüa, aga lihtsalt natukene kohandada. Ja kas või just mõeldagi siis, kui lashlifti ei tee, et võtta see teenus ka juurde, et kui ei ole kliendil võimalik hetkel pikenduste hooldustes käia, et siis näiteks lashlift annabki veits ruumi, mänguruumi siin, et ei pea 3 nädala tagant. Järgmine plaan. Ma ei oska seda öelda. Nii, aga siis siuke küsimus, et milline on olnud su kõige keerulisem või naljakam olukord kliendiga? Kas sulle meenub midagi? See ei ole
keeruline ega naljakas, aga üks, mis mul alati meeles on, kui mu klient nägi mingit unenägu ja ma tegin ripsmeid ja ta lihtsalt unes võttis mu käest niimoodi tagant kinni ja tõmbas selle niimoodi ette ja õnneks ma kasutasin vahtpadjakesi, vahtteipi, jah. Ja see pintseti ots, ma ei tea, mis hea õnnega, see täpselt läks sinna. Et jah, seal mõned millimeetrid siia-sinna oleks näiteks see pintset olnud seal silmas ja siis kuidas sa seletad sellele kliendile, et sa ise võtsid mu käest kinni ja sa lõid endale pintseti silma. Et see on selline, mis mul on jah, kogu aeg meeles, et siis ma tõesti, klient hetkeks tegi silmad lahti, vaatas niimoodi ümber ja jätkas oma und ja ma olin konkreetselt mingi 10 minutit seal lihtsalt, et mis just juhtus. Et see on jah, selline hirmus olukord olnud. Ja mul on ükskord klient ka maganud nagu nii sügavalt, osad on sellised, kes ütlevad, et ma ei julge magama jääda, ma ei tea, mida ma teen. Ja ükskord üks klient jäi nii sügavalt magama, et järsku täpselt samamoodi tõuseb istuli ja hakkab mul kapi pealt mingit asja mingi niimoodi otsima ja siis ma küsin, oot, mida sa teed, vaata. Siis ta mingi, issand, ma ripsmetes, appikene, ma otsisin äratuskella praegu. Ma mingi, okei. No mina sellepärast ei julge ripsmetesse minna, et ma olin ka ükskord ripsmetes ja lihtsalt tegingi silmad lahti ja siis ka tõusin poolistukile, et nagu võtta. Ja nüüd mul on täiesti paanika, ma nõuan, et tehnik räägiks minuga, et ma jumala eest ei jääks magama ja siis ma pigem nagu ei lähe. Ja siis on tea, et kui sa suudad umbes poole tunniga täiuslikku ära nagu teha, et siis ma võin tulla, aga üle selle ei. Ma ei julge lihtsalt, see on nagu tahaks silmi säästa. Täiesti. Aga küsime mõned küsimused võistluste eel, kuna me siin Rakvere võistlused on homme. Kahjuks kõik, kes kuulevad seda, siis teie neid nippe kuulete alles siis, kui need võistlused on läbi, aga ma kuuleks hea meelega. Aga sügiseks siis? Ja sügiseks Karmeni võistlusele või siis saate Kristeli juurde Soome minna ka neid katsetama. Et mida kohtunik tegelikult võistlustel hindab, millised detailid teevad ühe töö võidu vääriliseks? Sa tahad eelist praegu saada, ma saan aru. Ma igaks juks kuulen. Selle jaoks meil on eraldi episoodi vaja. Aga no number 1 see, et uurigi, kes need kohtunikud seal võistlusel on, mis neile meeldib. Kui sa näed, et mõne kohtuniku feed ongi pruune ripsmeid täis, siis kui sul on vähegi selline modell, siis kasutagi pruune ripsmeid, kas või seda tumepruuni selle musta asemel, et veidikene taustatööd, mis meeldib. Et näiteks kas või endal Londoni võistlustelt kogemus, et esimesele modellile ma tegingi siukest täiesti nagu võistlustööd, maks pikkus oli äkki 10, oleks võinud ka lühem olla, panin 10 ja siis mu modell rääkiski, mis tülitsemine seal kohtunike vahel oli, sest üks kohtunik oligi selline, kelle Instagrami feed on täis sellist 16 mm, 17, 18 mm ja ta oli lihtsalt, et mis asi see on, mis 10 mm ja siis teine kohtunik oli jälle, et nii peabki tegema ja siis mult võeti äkki 2 punkti maksimaalsest maha ja siis ma tegingi järgmise töö, ma olin, et okei, et ma ei suuda 12, mina võistlusele ei suuda teha, aga siis täiesti suva, et ma panen selle 11 millimeetrit sinna, siis muidugi see sama kohtunik enam ei hinnanud ja õnneks ma sain sealt selle makspunktid, aga täpselt need konkreetselt, need 2 punkti sellest esimesest tööst olidki need, miks ma olin võistlusel 3., mitte esimene. Et jah, see on ka jälle selline, et oleksin ma selle kohtuniku profiili korralikult analüüsinud ennem, siis arvatavasti ma ikkagi ei oleks seda pikka sinna pannud, sest kunagi ma ei tea, kes nendest kohtunikest on see, kes hindab seda pikkust seal, aga jah, korralikult uurida ikkagi kohtunike maitset natuke, et jah, meil on need reeglid seal võistlustel, aga veidi viia kurssi ennast, et just kas on selliseid palju, kellele meeldib M-kaar, L-kaar, et siis kasutagi neid, kui modellile sobib pruunid ripsmed, kõik sellised asjad. Ja nagu me kuulsime, siis sulle meeldib tume volüüm, on ju. Sealt lähevad punktid, sest ma ei ole
ma ei ole väga fänn. Need on ilusad, aga see ei ole täpselt minu stiil. Aga täpselt, et see tihe volüüm, aga see ei pea olema selle musta pikendusega tehtud, et seal võib ikkagi pruun olla. Tuleb lihtsalt väga tihedate ripsmetega modell, vaata, siis on kõik hästi. Nende modellidega on üldse jah, seal peab niimoodi õnne jah, see on aga ikkagi sellisel võistlusel võib-olla mina siis kellegi arust olen liiga leebe, et vähemalt tookord Rakveres ma ikkagi mõtlesin selle peale, et seda modelli ei ole ise valitud, et kas või värvilistes seal oligi ühel modellil, abi ma ei mäleta, mis värvi juuksed tal olid, igastahes tal olid värvilised juuksed. Otse loomulikult see üldilme on palju efektsem, aga see on ju tegelikult ebaaus teistele, siis mina näiteks seda juuksevärvi selles mõttes ei võtnud seal arvesse. Et kui oleks nii, et saab igaüks oma modelli ise valida, siis jah, ma võtan selle arvesse, et sa oled tõesti nagu all in läinud, aga Rakvere võistlustel küll mitte. Seal on siuke loterii. Kuidas sa hindad üldmuljet, kui teisel on nagu pilt ilus modell ja teisel võib-olla ei ole hambaid suus. Et selles mõttes seal on hästi raske nagu võtta seda. Aga ongi võib-olla, ma ei tea, et sa saad, kui need kulmud on täiesti sassis või midagi, et sa saad ju need kulmud näiteks ära harjata kiirelt, et mingid sellised asjad, mida sa saad ise tõesti seal olukorras ise teha. Eelmine aasta suht paljud ikkagist jäi aega nagu üle, et sa jõudsid oma modelli. Mul õnneks väga vedas modellidega, mul olid väga kenad tüdrukud ja noored, et sa jõudsid reaalselt, olidki mingi kerge siukse jumeka panid peale, kulmud korda ja huule läige peale ja siis juuksed ära kammida ja läks. Ja see annab tegelikult nii palju juurde. Et on näha, et on üritatud ja vaeva nähtud, aga lihtsalt see, et mis see põhi seal on ju, siis seda küll on ebaaus minu arust hinnata. Või mingid selliseid täpselt värvilistes juuksevärvi või mingid sellist. Ja aga kui nagu kerge on seda sellest kõrvale vaadata, kui sa nagu näed ja ma arvan, et võib-olla on mõned inimesed on ikkagist, kes võtavad seda nagu arvesse, et sa ei saa sinna mitte midagi parata, et see on tore, kui sa suudad sellest nagu läbi vaadata ja mõeldagi nii, nagu sina mõtled, et sa kujutadki ette, et tal polegi mingid juukseid seal peas on ja või mida iganes, et see on nagu hästi, aga mingil hetkel see võib kindlasti natukene nagu, tuleb sisse, siis mingi naeretab sulle ja siis hambaid ei ole, siis on ikka mingi okei, maksimumpunktist. Väga ilus läbi edasi. Ja, aga sel juhul, siis sa vaatadki pigem neid ripsmeid, mida sa oled ise teinud, et selles mõttes kõik muu on boonus. Ja ongi arengukoht ju endale ka, et ikkagi peadki olema ju sa ka seal professionaal. Igaks juhuks poest läbi käia, vaata, igaks asjaks valmis. Vampiiri need, mis saab võtta panna. Aga kas ise oled kunagi sellisel võistelnud? Ei ole. Aga läheks? Läheks küll, see oleks väga siuke äge proovilepanek. Aga jah, pigem, ma olen, ütleme niimoodi, et 50 ja 50 olengi pooltele võistlustele oma modelli kaasa sõidutanud ja pooltel siis otsinudki Instagramist. Aga niimoodi täiesti, et ei teaks, ei ole. Et see on küll. Need, kes hea töö teevad, siis väga tublid. Nii. Kas Eestis on ripsme valdkonnas piisavalt kõrge tase, et konkureerida rahvusvaheliselt? On muidugi, et seda ju siin teiste koolitajate suust kuuleb ka, et Eestis on üks kõige kõrgem tase ja nagu konkreetselt miks näiteks Soomes on ka üks maailma kõige kõrgem tase, siis ongi, et eestlased ju tegelikult selle sinna viisid ikkagi. Et meile see tuli Vene poolt ja meie siis levitasime seda edasi, et jah, Poola on ka muidugi alati on hästi tugev, aga Soomes ikkagi see areng hakkas hästi palju meie eestlastega, kes seal olid juba enne mind ja peale mind ja et siis lihtsalt see tõusis seal ka, et eestlased on väga, väga tublid. Äkki see? Mis on järgmine suur eesmärk või unistus, mille poole sa liigud? Ka see suurem tasakaal töö ja elu vahel ongi unistus ja ka võib-olla neid mingis mõttes neid ambitsioone veidi alla suruda. Et eladagi rohkem tänases päevas
mitte kogu aeg mõelda, et mis homme ja mida Nautida. kõike peab tegema, jah, täpselt. Kui sa peaksid kogu elu tegema ainult ühte ripsmestiili, siis kas selleks on klassikalised või volüüm? Selleks oleks M-kaarega 10-11 milli tihe volüüm. väga okei. Aga nojah, tegelikult me juba saime sellele vastust seda, et aga kui sa ei oleks ilumaailmas, siis millist tööd sa teeksid? No koolis mu lemmik oligi keemia ja matemaatika ja ma arvasin, et midagi numbritega seotud ma lähen õppima, aga see suht kiiresti muutus, et konkreetset ametit ei oskagi öelda. Aga sinna suunda ma arvasin, et ma lähen õppima ja see oli siis natukene veel seal ees, et mida konkreetselt valida. Võib-olla sa oleksidki keemik ja teeksid teistele hoopis tooteid. Kes teab. See oleks päris põnev. Ja. Väga lahe. Aga ma arvan, et siin olekski hea jutt kokku tõmmata ja oli tore sinuga lähemalt tuttavaks saada. Kindlasti küsimusi oleks väga-väga palju veel, aga kellel on, saab esitada sulle neid kus kohta? Instagrami näiteks, Kristel Studio Lashes on see koht, kuhu saata sõnumit. Ja võib sind koolitama ka kutsuda või jätad selle siis ainult Eesti koolitajatele? Kui ilusti küsite, siis võib kutsuda. Aga Eesti tüdrukud on väga tublid, nii et saate hea koolituse nendelt ka. Aga jah, kõike võib küsida. Rohkem ja kõike siukest mentori stiilis mulle meeldib hetkel rohkem teha, kui konkreetselt koolitada. Aga saab seda ka. Aga väga põnev ja siis kellel on huvi, minge võistlema maikuus. Jah. Soome. Ja jälgige siis kõiki Instagrami lehti. Eesti oma on ka Kristel Studio Est. No nii, väga lihtne. Yeah. Aga mina tänan ja mis me järgmine kord loeme kirju vist? Järgmine kord loeme kirju ja jagame jälle kingitusi. Just. Võtta ka seniks tšau-tšau! Aitäh kutsumast! Ja. Tšau!